Jah, et mis on rohepoliitika? Iga 10. sõit võiks näiteks autoga olemata olla, siis see ikkagi eeldab ka seda, et seal on ühistransport, millega siis tööle minna. Meil ei ole tegelikult võimalik igal ajahetkel saavutada olukorda, kus me saame kasutada ainult taastuvenergiat. Tere head kuulajad ja vaatajad, Energiakool on tagasi ning täna räägime sellest, et kas rohepööre on kulu või ta on hoopis selline kasvulugu. Ja selleks, et sellest natukene laiemalt rääkida, võtame me ette sellise asja nagu Rohetiigri peateekaart ja mul on hea meel siin stuudios tervitada selle peateekaardi autorit Kersten Kattait, tervist! Tervist! No see on nüüd ikka selline tükk tegemist. Peateekaart ise on umbes 100 lehekülge ja võtab see ette sellise aastanumbri nagu 2040 selles pikas perspektiivis. Ega see liiga pikk aeg ei ole? Me seal visioneerisime ka see peateekaardi nagu, mitte peateekaardi, aga selles protsess nagu üks lisaasi oli nagu tuleviku Eesti majandusmudeli kirjeldamine. Ja seal meil hoopis tekkis küsimus, et võib-olla see on liiga lühike aeg, et see muutus nagu 15 aastaga, nagu me seda ette kujutame, ei saa olema nii suur. Nii et tegelikult ma arvan, et see on täitsa paras aeg nagu ütleme pika perspektiiviga asju nagu läbi mõelda, ette mõelda valdkondades, kus on need teemad ka, mida me seal, eks me tuleme selle juurde peateekaardis käsitleme, et need on ju väga pika investeeringu perioodiga teemad, kui me räägime siin, ma ei tea, taristust või energeetikast või kinnisvarast, et siis need on ütleme 20+ aastat nagu investeeringud, mis tuleb nagu teha ja me peame nagu ette mõtlema, et milline see keskkond selle ümber on. Nii et ja kui me võtame riigi enda Eestis ütleme strateegilise planeerimise nagu ajaraami või, siis see on ka umbes 15 aastat, et kui võtame näiteks strateegia Eesti 2035, siis see kuskil seal 2001 nagu tehti on ju ka 15 aastat nagu ettevaade. See roheteema ja rohepöörde teema on viimasel ajal päris tummist kriitikat ka saanud mitme nurga alt. See, et nüüd aastaks 2040 siiski selline pikk peateekaart on, see siis teie hinnangul vähemalt Rohetiigris ka näitab seda, et sellel on pikk perspektiiv, sellel on võimalused ja just seda teed võiks minna. Jah, et mis on rohepoliitika, pööre isegi see on nii konfliktne sõna, et seda nagu prooviks vältida, et kui me räägime kliimapoliitika, rohepoliitika, et küsimus, mis see on ju, et ja me võime seda ju, kui me vaatame seda sellest vaatast, et see on see, kuidas me säästlikumalt oma majandust arendame. Ütleme, kestlik majandusareng võib-olla võiks olla see mõiste või. Et vahel ka öeldakse, et need on nagu vastandid, et kestlikkus ja majandusareng, et need on vastandid, aga meie näeme ja väga paljud eksperdid näevad, et need on ikkagi paralleelsed strateegiad või, et need ei ole vastandid, et saab ütleme siis ma ei tea, suurendada lisandväärtust, arendada majandust kestlikumal viisil. Ja ma arvan, see teema ei kao mitte kusagile. Et ütleme kus see rohepoliitika need debatid või, et kas see on meile jõukohane, kas see pärsib Euroopa konkurentsivõimet ja nii edasi, et need on hästi teraval poliitilisel, ideoloogilisel tasandil. Ja eks neid debatte tuleb ka pidada, et see on nagu õige nagu ütleme poliitilised arutelud ja eks ühiskonnas on samamoodi ju erinevad nägemused, arvamused ja nii edasi. Aga kui me võtame nüüd, ma ei tea, võtame 2 näidet, et esiteks need raamid on Euroopa üleselt Euroopa Liidu sees riikide vahel kokku lepitud ja paika pandud. Ja Euroopa Liit ise on selline masinavärk või väga suur laev, et me nüüd oleks tõenäoline, et see nagu pöörab nagu kardinaalselt ringi väga lühikese ajaperioodis, see lihtsalt ei ole realistlik. Et jah,
mingisugused otsust vaadatakse üle, mingisugust tähtaegu pikendatakse ja nii edasi ja need sõltuvadki majanduskonjunktuurist on ju, kuidas meil, ma ei tea, globaalne konkurentsivõime olukord on, kuidas tehnoloogiad arenevad ja nii edasi ja see on täitsa loomulik, et ütleme siukse pika perspektiivi otsuseid tuleb ka jooksvalt muuta, ümber hinnata. Ja võib-olla teine näide, siin ühe uuringu raames sügisel tegin intervjuud ühe siukse regionaalse või ütleme maapiirkonnas toimetava elektroonikaettevõtte juhiga, kes kuulub siukse globaalsesse kontserni, aga on ütleme oma tootmise hästi autonoomne. Ja nagu tema sõnum oli, et siin ei ole nagu mingit küsimust, et kas me peame nagu ütleme kestlikumalt toimetama, et see rong on ammu läinud, et igal juhul me peame seda tegema ja meile tulevad kliendid, ütlevad, et kui te suudate selle toote, mida me teilt ostame nagu ütleme siukest keskkonna jalajälge vähendada, me saame teile maksta nagu paremat hinda. Ja see ongi praktikas päris elu. Et ja kui ma küsisin ka, et kas te näete, et see rohe ja või kestliku arengu nagu teema võiks nagu ütleme siis näiteks elektroonikatööstus väheneda, sest mitte mingil juhul, et see on nagu läinud rong ja kõik otsivad nagu seda oma teed ja võimalust, kuidas siis nii-öelda efektiivsemalt toota. Ja, sest lõpuks on ju efektiivsus ka selle juures. Aga see sama, kui nüüd võtta peateekaardist need 5 põhiteemat, siis need on energia, transport, ehitus, maakasutus ja tööstus ja ringmajandus. Ja. See on põhimõtteliselt enam-vähem kõik, mis üldse olla saab, eks? No nii ja naa, et siin ei ole, ma ei tea, haridust on ju, kaubandust, paljusid ütleme siukseid heaoluteenuseid. Et ütleme, kui niimoodi kuidagi vaadata, ma püüdsin ka vaadata, kui me seda peateekaarti tegime, et kui suurt osa nagu Eesti majandusest need teemad nagu katavad, siis on umbes pool, 60%, nii et tegelikult on veel puudu teemasid, mida on ka arutatud, et võib-olla tuleks ka siin nagu teekaarte luua, aga mis ma tahtsin nagu öelda, et nende 5 valdkonna all on ju tõepoolest nagu valdkondlikud teekaardid, mida siis praegu mälu järgi ütlen, kus 2020. aastast alates on nagu Rohetiiger teinud. Esimesena oli energia, siis oli ehitus, siis oli transport, siis maakasutus ja praegu on nagu valmimas tööstus. Nii et see peateekaart nagu püüab siis tegelikult teha valikuid ja võtta kokku siis nende valdkondlike teekaartide, mis lähevad oma valdkonnas hästi nagu detailidesse sisse. Et püüab nagu nendest siis mingi kontsentraadi võtta selle kõige olulisema ja just sellised asjad, kus on ka nagu omavahelised nagu seosed. Ja neid kokku need valdkondlikke asju on pea 700 lehekülge, et seda ikka on oma jagu. Kui nad kõik nagu rittaladudes saab siukse hea kõrge torni. Annab läbi närida, nii et see peateekaart on igal juhul vajalik selle jaoks. Kas just selle peateekaardi teemade kohta siin ei ole ka konkreetselt näiteks, ma ei tea, stiilis kaitsetööstust välja töödud, aga tööstus on. Et kas, kui nüüd mõelda ka tuleviku perspektiivile, kas te üldse näete, et seda raha tuleb kõigisse nendesse valdkondadesse, et eriti praegu, kui on tõesti kaitse ja kõik, mis puudutab seda, on eriti suure fookus. Aga kuidas me ilma saame? Et kas me saame ilma energiata või kas me saame ilma ma ei tea, planeeringuteta, kinnisvaraarenduseta või ilma transpordit, et ei saa, et need on kõik sellised asjad, mis on meile nagu ütleme, eluliselt vajalikud on ju, ja meie ütleme, majanduse olulised osad. Ja kui nüüd küsida, et kas raha tuleb, et mis mõttes, et need valdkonnad nagu tegutsevad meil nii ehk naa, et nüüd teine pool tõepoolest on see, et palju me peame investeerima, et nagu kestlikumalt tegutseda või ütleme see erinevatesse rohepoliitika nagu raamistikesse mahtuda, on ju, mis mingid regulatsioonid ette panevad. Ja
noh, see on ka üks asi, mida praegu peateekaart nagu vastust ei anna ja kus oli ka meil ettepanek, et tegelikult võiksime võtta vabariigi parimad analüütikud kokku, ma ei oska öelda, on see Eesti Pank või on need majandusteadlased, on need kommertspankade analüütikud ja teha sükene korralik nagu tulu-kulu analüüs just selle pika perspektiiviga, et palju need investeeringud, et me siis nii-öelda kestlikumalt tegutseda saaksime, et see roheraamistikesse ära mahuksime. Palju need investeeringud nagu maksavad ja mis see võit siis lõpuks on. Et meil on praegu nendes valdkondlikes teekaartides ütleme natuke erineval tasemel, nad on ka erineval ajal nagu tekkinud ja nii edasi, neid rahalisi arvutusi. Aga võib-olla see peateekaardi nagu vaates ja seal on nagu vähem seda arvutusvajadust, neid ettepanekuid on tegelikult seal ainult 30, mis me oleme nagu välja valinud. Et see nagu on jõukohane ja kus see mõte natuke tuli ka, ma lugesin siin hiljuti Ühendkuningriigi kliimanõukogu, oli siukse tulu-kulu analüüsi teinud, et palju siis Ühendkuningriigi kliimapoliitika maksma läheb, et nad on seda korranud nagu mitu korda, see vist on järjekorras 3. juba. Ja see esiteks selles viimas kulu-tulu analüüsis see kulupool vähenes nagu väga palju võrreldes eelmise analüüsiga ja see põhiseletus sellele oli see, et tehnoloogia on odavamaks läinud. Ja kui me mõtleme ka praktiliselt, ma ei tea, päiksepaneelid või akud energia salvestamiseks tavakodudes, need on tegelikult muutunud nagu igale ühele taskukohaseks või. Et sellega peab ka arvestama. Ja teine asi või huvitav järeldus, mis sealt oli, mis nagu julgustas ja ütleme, ja võiks ka olla see põhjus, miks me Eestis võiks selle läbi analüüsida korralikult, on see, et see siis selles viimases Ühendkuningriigi kulutulu analüüsis see näitas, et selle kliimapoliitika elluviimine, siis seal vist neil oli 15 või 20 aastat see vaade, maksab kuskil 0,2% SKP-st, mis tegelikult on ju küllalt väike raha, et ma ütleks, et nagu selline prognoosi statistiline viga on ju. Aga tõsi oli see, et esimesed 10 aastat tuleb kõvasti investeerida ja siis me hakkame nagu võitma või kokku hoidma. Võtame need 5 põhiteemat enam-vähem korraks pulkadeks lahti ka. Päris puust ja punaseks ei teha, sest et 700 lehekülge on 700 lehekülge ja 100 on ka 100. Aga siiski, esmalt energia ja energiasõltumatus ja eesmärk on 2040. aastaks siis 100% kodumaine taastuvenergia. 2040. aasta võib-olla praegusel hetkel isegi tundub reaalne, aga kui nüüd vaadata neid praeguse aja protsesse ja seda, kuidas siin tuulepargid kas või juba aastakese ja peale on üsna seisnud, ehk siis need pole juurde tulnud, siis kas see tundub reaalne ja tehtav ka praegu? Et jällegi, et selle liikumine nii-öelda 100% taastuvenergia suunas, nagu me oleme selle missiooni sõnastanud, tugineb just sellele energiateekaardile, mida uuendati siin alles hiljuti ja ütleme väga kõvade vaidluste tulemusena energeetika ekspertide seas. Ja see ei ole, ütleme, et vaatasime lakke, eks ole, et sealt all on nagu Excel, ütleme põhjalik Excel, kus on siis modelleeritud nii tarbimist kui siis neid erinevaid tootmisallikaid. Ja mida see Excel siis näitab on ju, või seal on siis sükene graafik joonistatud, kui sellele peale vaat tundub natuke segane, aga ma võtan selle hästi nagu lihtsustatult kokku. Et meil on esiteks, kui me võtame nagu aastase energia tarbimise ja tootmise, ütleme erinevad tootmise allikad on ju, taastuvenergia, juhitavad võimsused ja nii edasi, siis meil ei ole tegelikult võimalik igal ajahetkel Eestis ütleme siis saavutada olukorda, kus me igal ajahetkel saame kasutada ainult taastuvenergiat. Et kui meil on pime ja tuult ei ole, siis seda paraku ei tule kuskilt on ju. Ehk siis meil on tegelikult vaja väga mitmekesist energia tootmise miksi ja seal on oma koht ka gaasijaamadel, koostootmisjaamadel,
olemasolevatel uuematel, noh näiteks Auvere elektrijaamal, et meil jääb küll, kui me need, noh ütleme taastuvenergia tootmise võimekust kõik välja arendame, mis on vajalik, siis meil jääb küll vähe puudu, ütleme, kui me paneme ajajoonele, aga siiski, kui meil jääb ka 10% nagu energiat, noh mingil ajahetkel puudu, siis me peame seda ikkagi kompenseerima. Nii et me et ühesõnaga see järeldus sealt ja soovituse on see, et meil on võimalik nagu summaarselt saavutada see, ütleme aasta vaates see tootmise tarbimise tasakaal taastuvenergiast, aga mitte igal ajahetkel, ehk siis meil see tootmisvõimekust peab rohkem olema. Et ütleme, mälu järgi ütlen, et kui me paneme ütleme, aastase energia tootmise tarbimise ajajoonele aega, siis kuskil 55% ajast on meil energiat puudu ja 45% ajast on meil energiat nagu tootmist üle. Ja selleks, et siis neid otsad nagu kokku viia, meil on vaja salvestusvõimekusi, meil on vaja ja noh, ütleme suursalvesteid ka, aga ka ütleme kodumajapidamistes ja meil on vaja tarka energia juhtimist ja kui siit ka küsida, et mis siis nagu tavaline inimene teha saab, siis ma soovitaksingi võtta need andurid nagu kasutusele, mida täna nagu müüakse, mis siis teie energiat nagu targalt juhivad, võimalusel ka kasutada nagu salvestusvõimalusi ja nii edasi, et mul endal on need, ütleme, börsi hinda jälgivad siis kütteandurid nii-öelda juba aastaid kasutusel ja tegelikult toimib nagu super hästi. Hiljuti ostsin ka emale näiteks sellised vigurid. Kas selle visiooni järgi, mis teil on, võiks ka vaadata seda 2040. aastat või pigem isegi mõnda natuke varasemat aastaarvu ja näha, et nüüd hakkab hind kukkuma ja lõpuks ometi on inimestele rõõmusõnumeid. Jah, see on ka sükene väga terav nagu ühiskondlik vaidlus ja eriti ütleme praegu, kus meil on nagu ütleme viimaste aasta kõige kõrgemad nagu elektrihinnad. Et mul ei ole vastust sellele küsimusele ja ma ei ole ka tegelikult energeetika ekspert, et seda peavad targemad ütlema, et siin on nagu erinevaid, ütleme teadlased on esitanud erinevaid arvutusi, et mis see ütleme energia hind meil olla võiks, kui me ütleme sellised tootmisvõimekused nagu kujundame. Siin kuskil aasta tagasi Norras käies ja uurides, et kuidas nemad siis ütleme nende rohepoliitikatega nagu liiguvad. Samamoodi, et ega see ei ole ainult meie küsimus, et mis on energia hinda selleks, et tööstus oleks konkurentsivõimeline ja nii edasi, et neil oli täpselt samad debatid, neil on jälle muidugi seal ütleme võimalused paremad oma maavarade tõttu ja ka hüdroenergia tõttu. Aga kui ma nagu õigesti mäletan, siis kuskil 6 senti oli vist see ainult elektrihind, mille ütleme baasil nad plaanisid siis uute energiatootmist nagu võimsuste arendamist, et see oleks nagu tööstusele siuke konkurentsivõimeline hind. Loomulikult sinna juurde tuleb taristu, eks ole, võrgutasud, maksud ja nii edasi, et meil täpselt samamoodi. Et eks peab nagu lõpuks kokkuvõttes vaatama seda energia hinda nagu koos kogumaksumusena, et võib-olla suudame toota odavamalt, aga jällegi see taristu arendusvajadused nagu tõstavad siis nagu neid kulusid. Ühesõnaga visioon on selline ikkagi laiemalt tuntud, et on nii taastuvat tuult ja päikest, aga on seal kõrval ka kas siis tuumajaam, gaasijaam või mis iganes muu. Jah, tuumajaamale ütleme modelleerides seda tootmis- ja tarbimis nagu vajadussuhet, siis tuumajaamale energiateegaardus nagu kohta ei nähtud. Nähti, et nagu teised allikad nagu katavad selle ära, aga ma saan aru, riigi nagu plaanides on see võimalus ka nagu avatud, et olenevalt, kuidas millised nagu energiatootmisallikad nagu kiremini kasutusel tulevad ja selle vajaduse katavad. Ja me juba kappasime siin energiateemad läbi, aga 4 teemat on veel, mis seal tugevamalt esil on ja neist üks on tihedam linnaruum, ühtlasi ka vähem pendelrännet. See on maru keeruline ülesanne, sest et see nõuab ikkagi riiklikke ja ka siis omavalitsuste otsuseid, et
nüüd tuleb kuidagi need hinnad alla tuua, et inimestel oleks see võimekus sinna elama minna. Kuidas te plaanite seda või näete, et see võiks toimima hakata? Jah, on keerukas ka habemega ütleme teema või poliitika valdkond, mis ilmselt ka ütleme lõpuni kunagi ei lahene, aga see ei saa nagu ootama jääda, et see, me peame tegutsema. Ja ütleme selle baasidee on tegelikult see, et me linnade või keskuste, tiheasustusalade nagu ressurssi kasutaksime maksimaalselt ära. Nii seda taristut, mis seal on, hooneid, ma ei tea, avalike teenuste osutamiseks ja nii edasi. Et minult on küsitud ka, et kas see tähendab kõik Eestimaa inimesed peavad Tallinnasse kolima. Ei tähenda see seda, et me mõtleme nagu linna peale nagu ka kohe nagu globaalses vaates, et mõtleme nagu Eesti vaates, et Haapsalu on meil täiesti normaalne nagu Eestimaa linn, tiheasustusala. Ja võtame näiteks siis üleriigiline planeering 2050, siis seal on nagu ütleme siis planeeritud või nähakse ette 10 Eesti nagu keskuse arendamist selleks, et nad siis koos oma tagamaaga ka siis ütleme seda maapiirkondade arengut ja jätkusuutlikkust üleval hoiavad. Ja võtame siis näiteks need 10 linna, aga võib-olla neid on rohkem, siis on nende nii-öelda siis selle võimekuste, taristu, avalikud teenused ja nii edasi maksimaalne ärakasutamine ja see on nagu kestlikkuse küsimus. Et abstraktne jutt võib-olla, aga toome siis siia konkreetse näite. Võtame kohalikele omavalitsustele kuuluvate avalike hoonete pinna ruutmeetrites ja jagame selle nendes omavalitsustes elavate inimeste arvuga. Et palju see võiks olla. Siis ütleme suuremates linnades efektiivsema ruumikasutusega omavalitsustes on see kuskil 3-4 ruutmeetrit ühe elaniku kohta avalike hoonete pinda. Need on koolimajad, kultuurimajad, spordihooned ja ütleme siis siukse tagumise otsa omavalitsustes on see 8-9 ruutmeetrit, isegi 12. Et see ongi see, et kasutame seda ressurssi, mis meil on maksimaalselt ära, et kui meil on nagu pooltühjad koolimajad, kultuurimajad, raamatukogud, võib-olla saame nad nagu ühte hoonesse kokku viia ja seal on ju kulud taga, eks ole, kütmine, investeeringud, ma ei tea, korrashoid ja nii edasi ja kui me suudame nagu seda pinda nii-öelda tihedamini ära kasutada, siis tegelikult see ongi efektiivsem nagu tegutsemine. Et see on nagu üks pool nagu selle siis nii-öelda tihedama linnaruumi nagu missioonist ja teine pool on siis tõesti arendused, et ja need võib-olla tõesti siis nagu suuremate linnapiirkondade puhul Tallinn, Tartu, et mõtleme läbi, kui me teeme uusi elamuarendusi või tööstusalasid, et kuidas me selle liikuvuse seal nagu lahendame, et me ei sunni inimesi nagu autoga sõitma, et me ei tee nagu suvalise põllu peale elamupiirkonda ja samal ajal tegemata sinna normaalseid ühistranspordipeatuseid ja ühistranspordiühendusi, kergliiklusteid ja nii edasi. Et ja ilmselt siin on vaja ühelt poolt ütleme sükust teadliku ruumiplaneerimise suunamist, et ta ei liiguks nagu juhuslikult ja teiselt poolt meil üks ettepanek on ka ütleme arenduste puhul läbi mõelda see kogu elukaare nagu ütleme siis süke süsiniku või sükene mõju on ju ja proovida seda siis nagu võimalikult väikeseks saada. See kolmas teema ongi teil ühistransport, aga need kaks asja ongi omavahel ju väga tugevalt seotud, et kui käib valglinnastumine ja seal transport ei ole, siis see autostumine on aina tugevam. No just, et tegelikult on meil kõik need teemad omavahel seotud, aga osade puhul on seda rohkem, et tõepoolest, et liikuvuse teemas, et tegelikult meil ei ole tegelikult seal ainult ühistransport, aga see on nagu, kuidas ma ütlen, mängumuutja või, aga ütleme kaupade liigutamine on täpselt samamoodi teema. Et ja siin on ka, et kui palju siis ütleme, mida me peame tegema, et mingi päris muutus nagu liikuvuse
ütleme siis valikutes toimuks ja noh, on küsitud, et noh, et kas nüüd kõik Eestimaa inimesed peavad oma autot nagu maha müüma ja hakkama siis sõitma bussiga, mis mitte kunagi ei tule ja mitte kuhugi ei lähe. Et siis ei ole niimoodi, et tegelikult samamoodi, et kui me modelleerisime Excelis siis seda noh, ütleme siis transpordi süsiniku heite vähendamist, siis ma toon võib-olla 2 näidet. Esiteks, kui me saaksime 10% rohkem inimesi isiklikust autost ühistransporti kasutama või jalgratast või mis iganes muud säästvat liikumist, siis see oleks juba täiesti piisav maapiirkondades. Linnades natuke rohkem, 15% täna selle juurde. Ja mida see tähendab? See tähendab, ütleme, kui ma ise ennast mõtlen, et iga 10. sõidu, kui ma suudaksin teha säästvaval viisil või liikumise, kas siis jalgsi rattaga, ühistranspordiga, siis sellest juba piisaks. Et see ei tähenda, et tuleb nagu ütleme, auto mugavusest nii-öelda loobuda. Ja teine näide, mis ma siin toon ja mis on ka ettepanek ja hästi aktuaalne ka praegu, kui ütleme, ühistranspordi reformi arutatakse, on ühistranspordi kiirus. Et kui ma võtame ütleme, keskmise inimese või ütleme, statistiliselt keskmine kodus tööle jõudmise aeg isikliku autoga 20 minutit, ühistranspordiga 30 minutit. Kusjuures ühistranspordiga distants on lühem kui isikliku autoga. Ja nii kaua, kui ühistransport ei ole konkurentsivõimeline kiiruse mõttes autole, nii kaua inimene ka seda ei vali. Ja kuidas seda saavutada, siis vähem siksakke, rohkem otse liine, kiireid liine ja noh, ütleme praegu arutelud käivad, ütleme ka ühistranspordi reformi vaates, et selliseid lahendusi kasutusele võtta. Noh, mis on nagu väljakutsed siin, on see, et kuidas siis ikkagi sellest hästi hajaasustusest inimesed nagu noh, kätte saada või ära tuua, et sinna on vaja siis teistsuguseid lahendusi, nõudepõhiseid või mingid muid. Ja teine pool on siis see, et kui me tahame kiiremat ühistranspordivõrku, siis ilmselt me peame sinna ka rohkem raha sisse panema paraku. Et üldiselt see kvaliteedi kasvatamine vajab ka täiendavaid vahendeid ja noh, kui me tahame neid eesmärke saavutada riigis, siis me peame need võimalused leidma. Selle esimese näite puhul, kus iga 10. sõit võiks näiteks autoga olemata olla, siis see ikkagi eeldab ka seda, et selles kohas, kus inimene elab, kas see on siis linna ääres või kus iganes, seal on transport, ühistransport, millega siis tööle minna, sest et vastasel juhul inimene lihtsalt ei jõua sinna tööle. Absoluutselt ja noh, selge on ka see, et Eesti on väga suure hajaasustusega riik. Ja ühistransport ei hakka igast külast iga tunni aja tagant kunagi inimesi nagu ära viima. Ehk siis auto roll nagu maapiirkondas igal juhul jääb ja noh, ütleme ka nendes ettepanekutes ei ole seda, et me peame nagu autost üldse nagu loobuma. Aga ütleme tiheasustusalade vahel, ma ei tea, linnapiirkonnas, ütleme seda tööalast pendelrännet kindlasti saab nagu vähendada, kui ühistransport nagu vastab paremini inimeste vajadustele, on kiirem, läheb sinna, kuhu vaja. Ja noh, üks asi ka, milles me noh, ütleme, on võib-olla nüüd eriti kui Tallinnas vaadata nagu paremaks läinud, aga üldiselt oleme ikkagi väga palju nagu arutanud, aga vähe teinud, on siis need ühistranspordi peatused või peenemalt öeldes liikuvuskeskused, mis tõesti oleksid nagu mugavad, kus oleksid muud lisateenused, kus on teised liikumisviisid, et ma tulen, ma ei tea, bussilt, võtan tõuksi või võtan rendiauto, kus on, ütleme, bussipeatus ja rongipeatus nagu koos. Et see on kõik see, kui me läheme ükskõik millisesse Lääne-Euroopa või Põhjamaa nagu linna, siis see on nagu normaalsus. Aga meil on see areng nagu ajalooliselt olnud niimoodi, et noh, bussijaam on nagu ühes linna otsas ja rongijaam on teises linna otsas. Et noh, see on tegelikult küllaltki lihtne asi ikkagi, mis ära teha. Et jah, ressurssi vajab, maad vajab, mingit arendus vajab, eks ole, aga on tegelikult meile jõukohane. See on tõesti edasiminekut palju loota. Aga üks teema veel, puidutööstus, väga laialt öeldud, aga mida te teekaardis näete seal, et mida peaks muutma?
et teekaart ise oli meil maakasutuse teekaart, see on palju laiem, mitte ainult puidutööstus, see on toiduainetööstus, ma ei tea, vee kvaliteet Eestimaal. See on siis üks missioon neist. Jah, et see on nagu missioonina on ta meil siis ütleme biomajanduse arendamine. Et noh, tegelikult kui me võtame Eestimaa pindala, 3/4 Eestimaast on selline, kus me suudame bioressurssi toota. On see mets, on see turvas, on see põllumajandus. Et tegelikult me oleme väga rikkad nagu selles vaates. Nüüd, mis on meie häda, on siis potentsiaali võibolla vähene realiseerimine. Et me võtsime välja ütleme, biomajanduse lisandväärtus sektoris töötava inimese kohta. Ehk siis kui palju me sellest, ma ei tea, oma puidust või viljast lisandväärtust välja võtame. Ja me jääme siin maha oma lähinaabritele, ütleme 2,5 korda. Lõunanaabritele siin 1,5 korda juba. Ja kui me vaatame trendi, siis me oma seda vahed kasvavad. Teised lähevad eest ära, meie lisandväärtus kasvab nagu aeglasemalt. Ja noh, näiteks selle sama puidu ja vilja näitel väga suure osa sellest kuskil 2/3 me ekspordime tegelikult toorainena, on ju, selle asemel, et teha sellest mingi kõrgema lisandväärtusega toode. Et noh, ma ei tea, näiteks piimatööstuses on hea näide, tõsi, praegu on seal küll ütleme omanike vahelised vaidlused, aga näiteks see Paide piimakombinaat, mis tegelikult suudab töödelda umbes pool Eesti piimast, on ju, ja teeb sellest nagu suurema lisandväärtusega toote, mis läheb kõik nagu eksporti. Et see on selle missiooni nagu tuum, et oma seda, et meil on bioressurssi, aga me peame selle nii-öelda paremini ära kasutama, et nii-öelda sellest suurem lisandväärtus välja võtta ja oma konkurentsivõimet sellega parandada. Ja puidutööstuses see siis tähendaks seda, et me lihtsalt ei müü oma puitu Soome, Rootsi ära, vaid teeme sellest ise mingisuguse toote. Just, et me ei vii seda ümarpalgina välja, vaid teeme sellest valmis toote. Noh, hea küll, lauad või brussid on nagu lihtsam, aga ma ei tea, puitmajad või mingisugused muud ehituskomponendid on ju, aga eks siin peavad ja teevadki, tähendab, ettevõtjad peavad selle välja mõtlema ja eks nad teevadki seda. Ja siis on ka põhjanaabritest võib-olla natukene vähem sõltuvust ja kui neil läheb halvasti, siis äkki meil nii halvasti ei lähe. Aga viimane missioon neist 5 on lihtlabaselt siis öeldes panna jäätmed rikkust tootma. Kuidas me paneme jäätmed rikkust tootma? Jah, kuidas? Et kõigepealt meil on need vaja kätte saada. Kõigepealt on vaja kätte saada, et keegi neid korralikult sorteeriks. Just, et see ongi see põhiline, et kui me räägime tööstusest ja tööstusringmajandus nagu põhimõtete laialdasemast kasutusele võtmist, siis siin ongi, ütleme, need ka meie ettepanekud suures plaanis jaotuvad 2. Üks on see, et meil oleks tõesti need tööstuse sisendmaterjalid, plast, pakendid, nii edasi. Ja siin tegelikult kõik me oma igapäevases tegevustes tavaliste inimestena oma kodumajapidamistes, mida paremini me jäätmed sorteerime, seda paremini need saavad nagu tööstuses sisendiks olla. Teine pool on ka tööstussümbioos või tööstuste endi vaheline jäätmete taaskasutamine, kus siis ühe tööstuse jääde on siis teisele sisendiks, ma ei tea. Biogaasi tootmisel tegelikult jääb, ma ei mäleta, kuidas see spetsiifiline termin on, aga ütleme siuke materjal üle, mis tegelikult on väga sobilik nagu väetispõldudele. Et võt seda tüüpi, et meil on neid näiteid piisavalt, aga me peame siin nagu oluliselt nagu edasi minema. Ja teine pool on teadlikkus. Et ka mitmed ettepanekud meil seal, et me ütleme teaksime, kus meie materjalid on, kust nad tulevad, et selle peale saaks ka äriplaane teha ja ütleme tööstuse ettevõtjate ja ettevõtete juhtide endi teadlikkus nagu nendest ringmajanduse nagu põhimõtetest, erinevad koolitusprogrammid ja nii edasi. Et siin ka võib-olla üks fakt ressursi tootlikkusest või, et kui vaatame
1 kilogrammist nagu sisendressursist, kui palju nagu luuakse lisandväärtust, siis Eestis on see 1 euro, Euroopas keskmiselt 3 eurot, Šveitsis 10 eurot. Ja nüüd kui küsida, et kus see meie potentsiaal on, vot siis seal ta ongi, et me peame sellest 1 kilogrammist tegema 10 eurot, mitte 1 euro. Et võiks olla sellist motivatsiooni küll sellega tegeleda. No absoluutselt, et siit meie konkurentsivõime tuleb, on ju. Ja see ongi näide sellest, kuidas me siis saame, ütleme, kestlikumalt tegelikult edendada nagu majandust. Me võtame sellest ressursist lihtsalt suurema väärtuse välja. Kas midagi saab selline tavaline lihtne inimene ka teha selle nimel, et tõesti seda väärtust rohkem tõsta, lisaks siis, ma ei tea, prügi sorteerimisele ja et see pea teekaardis visioneeritud materjal saaks ka kuidagi reaalsuseks? Üldisemalt saab, väga palju saab teha ja ongi, ütleme, see põhiline on vähem raisata. Et mõelda läbi, mida me tarbime ja tarbida siis, ütleme, säästlikult. Et tõepoolest, nagu me rääkisime, jäätmete sorteerimine, ma ei tea, pakendite, kui on võimalik, mitte ostmine, et see, ütleme, tarbimata ressurss on nagu kõige parem nii-öelda, aga ega me ei saa kõiki oma mugavusi, nagu millega me oleme harjunud nagu nendest loobuda ka, siis proovime need tagajärjed võimalikult minimaalseks teha. Energias samamoodi, et see, nagu ma tõin näite, ütleme oma energia tarbimise siuksed nutikad süsteemid, mis on täiesti jõukohased nagu tänapäeval nagu kõigile osta. Siin just nende kõrgete elektrihindadega näiteks ma ise 1 päevaga 1/3 oma elektritarbimist nagu vähendasin sellega, et ma keerasin natukene kütet maha, võtsin seal, ütleme, ventilatsiooni välja ja nii edasi, et siuksed küllaltki lihtsad asjad on ju, mis on kõigile jõukohased. Ja liikuvuses ka, nagu me rääkisime, et võib-olla siin ma viskan teise nagu mõtte õhku, et Eestis on keskmiselt, kus statistika on kehva, aga ütleme, mis on kättesaadav, keskmiselt ühes sõiduautos on 1,3 inimest. Kui me näiteks mõtleksime oma perekonna sees, näiteks oma päevased liikumised paremini läbi ja ütleme, abikaasad lähevad hommikul koos ja tulevad õhtul koos, et me tõstame selle keskmise 1,3-lt 2, siis see on tegelikult, ütleme, loodusele ja ressursside kasutamisele tohutult nagu suure mõjuga. Kui nüüd mõelda sellele, et pea teekaart sai valmis ja aastat 2040 ta visioneerib, vaatab sinna ette, siis mis tast praegu edasi saab? Tehtud ta on, mis nüüd edasi? Nüüd tuleb tegutsema, tuleb asju tegema hakata, ma ütleks nagu üldisemalt, tähendab Rohetiigri sees ka, kui olid need arutelud, et mis on nüüd järgmised asjad. Et siis see üldine arvamus oligi see, et me peame hakkama, ütleme siis, tegelema nende asjade elluviimisega ja monitoorima, kuidas need asjad edenevad. Ja ütleme riigis laiemalt siis tegelikult samamoodi, et me ei saa lõputult arutada, et me peame vahepeal otsustama ka. Et mu just tuli meelde see 1,5 aastat tagasi või ühel konverentsil me hästi põhjalikult arutasime, ütleme siis riigi esindajate ja ütleme transpordi kütusesektori esindajatega seda siis mudelit, kuidas me selle, et meil on nagu ütleme, kogu sellesse kütuse säästlikumas kasutamises meil on nagu laias mahus nagu Euroopa Liidu poolt ette antud nagu 2 valikut. Üks on siis siuke biokomponendi põhine ja teine on siis heitmepõhine. Ja riigid saavad ise valida, kumma mudelil nad nagu kasutusele võtavad. Kuskil 1,5 aastat tagasi arutasime seda ühel konverentsil väga põhjalikult, ütleme, ametnikud tõid seal plusse ja miinuseid ühele ja teisele variandile ja minu teada me ei ole tänase päevani seda otsustanud. Et nüüd lükati ka seda ETS2 ütleme tulekut edasi aasta võrra, aga meil on nagu väga palju asju, need samad liikuvuse asjad, ühistranspordireformi asjad, me arutame seda 3. aastat ühistranspordireformi või need, ütleme, planeeringute teemad linnapiirkondades. Et meil on nagu
kuhi teemadest kogu aeg nagu selleks poliitika agendas ja muudkui arutame, kaasame, mõtleme, arutame, aga tegelikult mingil hetkel on vaja otsustada. Ja selleks on demokraatias nagu omad protseduurid ja noh, näiteks üks täiesti legitiimne, normaalne võimalus on see, et parlamendile antaksegi valitsuse poolt 2 valikut näiteks või 3 valikut plusside ja miinuste mõjudega ja hääletuse tulemusena selgub, milline see õige otsus on. Et see on ju, enamus otsustamine on ju demokraatias täiesti loomulik. No elame ja näeme, kas neid otsuseid ka siis tuleb. Igatahes Kersten Kattai, suur tänu tulemast, head otsustamist sulle siis vähemalt ja suur tänu ka kõigile vaatajatele, kuulajatele. Kohtume järgmisel korral.